Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas teha tegelast, keda puudutades punkte maha võetakse. Ning paneme peategelase liikuma iseseisvalt, nii et me saame muuta ta kiirust. Esimese asjana siis teeme ka ühe paha tegelase, keda ei tohiks püüda. Selleks vajutame hiirele parema klikiga ja vajutame paljunda. See tähendab seda, et loodi ka teine hiir, kellel on kõik samad omadused, mis eelmisel hiirel. Küll aga vahetame tal kostüümi ära. Klikime kostüümid, vajutame vali kostüüm teegist ja valime selle kurja lilla putuka. Okei. Nüüd kustutame selle esimese kostüümi ära, seda meil vaja ei lähe. Meil putukas on siis selline. Ja skriptide puhul muudame siis selle ära, et kui ta kätte saadakse -1 punkti. Ehk muuda punktid -1 võrra. Proovime. Saame hiire kätte, on 1 punkt. Saame putuka kätte, läheb 1 punkt maha. Ja tõesti, läheb ka miinusesse. Nüüd on putukas nurgas, nüüd on hea püüda. Järgmise asjana paneme need tegelased siis ilusti siia. Ja järgmise asjana teeme siis muutuja nii, et kass liiguks ise. Selleks klikime kassi peale ja vajutame andmed. Ja andmete alla teeme uue muutuja. Klikime tee muutuja ja kiirus. Kiiruse siis teeme ainult kassi jaoks, ehk valime ainult selle spraidi jaoks ning vajutame OK. Nüüd selleks, et kass ise liiguks, selleks võiks teha nii, et valime sündmuste all, kui klõpsatakse rohelist lippu, siis kass hakkab liikuma. Valime liikumine ja liigub 10 pikslit. Nüüd kui kiiresti ta liigub, praegu on 10 pikslit, aga valime siis andmete alt, klikime andmed, et ta liiguks vastavalt meie kiirusele. Kuna praegu on kiirus 0, siis ta ei liigu üldse. Teeme aga nii, et kui vajutatakse üles noolt, siis kiirus suureneb. Proovime, kui vajutatakse klahvi üles nool, siis andmete alt valime muuda kiirust 1 võrra. Proovime. Vajutame rohelist lippu. Ja midagi ei toimu. Mis nüüd on valesti? Selleks, et ta pidevalt liiguks, me peame panema selle liikumise siis kordusele. Valime juhtimine ja korda. Paneme selle korda siia, paneme selle liikumise siia vahele ja korda siis rohelisse. Seda juppi, kus meil on, kui vajutatakse klahvi tühik, siis liigub, seda meil enam vaja pole. Küll aga paneme selle järgmise kostüümiga siia. No proovime, kuidas töötab nüüd. Vajutan rohelist lippu ja hakkab liikuma. Kuna praegu on kiirus 6, siis liigub naljakalt kiirust. Paneme stopp. Paneme ka alla noole siia, et saab kiirust vähemaks võtta. Vajutame sündmused, kui vajutatakse klahvi alla nool, siis muuda kiirust -1 võrra. Proovime nüüd. Praegu ta jookseb niimoodi. Vajutan alla noolt. Hakkab tagurpidi liikuma.